Aga no... Kotsu. Võissa. Pead juua ja siis sain välja tagasi. Päris hea. Kotsu. Tere! No sulle peab küll vorsti andma. Tere tulemast! Tõid Lätist koera meile? Jah, terve teen. No täitsa lõpp. Juba parklas Elus. Noh, 1,3 kiltsi enne. Nii, kas presidendi kantselei direktor, kas selline lätlane võiks olla Eesti Vabariigi alamate hulgas? Ma arvan, et ta võiks saada sellise pingutuse eest joosta 101 kilomeetrit nagu Lätist siia. Kindlasti naturalisatsiooni korras kodakondsuse ja ma usun, et Vabariigi valitsus rahuldab selle. Ja, no ütleme, kui tema taustakontroll läbi viia ei ole välistatud ka Punase Risti mingi klassi teenetemärk. Kuule, kas koer on kellegi teie oma va? Jooksis ka alguses saanud kaasas va? Ma kuulsin saunas, et öeldi, et mitte keegi ei tunnista omaks ja tuli kaasa sealt. Koer, tule! Ta tahab süüa. Ma olen täitsa kindel. Ta jooksis 100 kilomeetrit. 101. No eks ta oli hommikul ka natukene. Kuidas ta kujus? See on asja uskumatu. Täiesti hull. Ta tahab süüa midagi ka ju. Noh, veel on vaja või? Ta sai suppi ka. Toon talle veel. Oota, ma toon sulle juua. Saad juua kohe, oota. Inimesed imestavad selle üle. Ma annan sulle vastu. Köögis öeldakse, et kas pudel või supp. Nii, Leivo. Koer on sul või? Koer on muidugi mu sõber. Suurepärane sõber. Aga... jah. Siin on... Kuidas ta tagasi saab selle vahel? Ma ei tea. Mul on seal natukene, oota ma toon vorsti. Nii, Eesti parim ultramaastikujooksja Leivo Sepp, Talijärve Vanakurja võitja, autastab sardellidega Korneti koera, kes just jooksis 101 kilomeetrit, eks ta oli hommikul sooja ka teinud. Muidugi. Kus ta vahepeal jooksis edasi-tagasi? Ta hingilab valgu. Väga. No nii, viimane medal kollektsioonist ja saad selle kõige ümber panna selle karrabiiniga. Hannes, sa tead, et sa said koeralt pähe? See on väga kõva koer, et küllap see sinu koer on, et see koer teab rada peast ilma igasuguste peenikskuhteta. Aga mina ütlen, et koer kindlasti diskvalifitseerida, sest mina ei näinud kohustuslikku varustuskoera. Seda küll, seljakottil. Ta ei joonud ka. Mina andsin talle suppi ja juua. Ma andsin talle 2 korda suppi. Ta tegi ju pika pausi seal poole maa peal. Elagu spordisõbrad, taliharjalised!
Väga tubli. Nii, naiste võitja. 101 kilomeetrit Talijärve Vanakuri. Palju õnne. Kuidas juhtus nii, et kaotasid koerale? Koer on ammu siin juba. Söönud. Sa on mitu sardelli, jah? Jalgratastele kaotasime, koerale kaotasime. Aga mida sa arvad siis sellist isendist? Korrald on väsinud. Aga sina? Mitte nii väsinud kui tema, ma arvan. Nii et võiks edasi minna. Kusjuures korrald mingi 50 kilomeetrit võiks veel rahulikult võrda. Silver, ma arvan, tegemist on kõige puhtama finišeerijaga praegu. Seda ka. Ma ikka valin. Väga tubli. Kell on nüüd 2:26. Koera finišist on möödunud siis, ma ei tea, koer sai 5. koha meestest. Meeskoer või? Jah. Ta magab ikka väga õnnistund, ei silmadki liiguvad kohe peal. Kell on nüüd 2:40 ja koer mõtleb, et läheks sauna. Sõõrmed nagu liikusid, et ta nagu haistab, et kus pool kodu on. Seal pool. No, enam-vähem. Vorsti pealt tooma, ta ei tule. Siin käib tõrks taltsutamine. Eile 101 kilomeetrit jooksnud koer keeldub nüüd Karula rahvuspargi külastuskeskuse mõnusalt diivanilt lahkumast. Ja ta on teinud. Sa pead kornetti minema nüüd. Kuule. Ei asi, et lihtsalt kolid sisse võõrasse kohta. Tuleb vorst, vaatame, kas vorst. Eile sa küll sõid sardelle ühe ampsuga pärast seda vahvat 101 kilomeetrist jooksu, aga tule! Lähme! Tule! Nii. Koer tuleb välja, aga kuhu ta nüüd viia? Nii. Jah, aitäh. Nii. Oho. Nii. Siis on jama. Filmi teine osa millalgi hiljem. Siin on oma perenaine, kes sellesse tarre ei lase kedagi. Nii. Tule nüüd. Nii. Siin, koer. Kuule. Siin on Eesti-Läti piir. Seal on Läti, seal on kornetti. Nii, tuld. Järgmise korrani siis. Saad hakkama, on ju? Sveiki. Sveiki.